mul endal tekkis ka kuidagi selline väike hirm, et võib-olla, et kui te küsite, et mis te sellel suvel tegite, siis saate öelda, et olime raamatu esitusel, aga selle riski me võtsime ka ise ja ma ei tea jah, et see, et me nüüd üksteisega nüüd jah, tõesti oleme palju asju küsinud ja enam vastata ei oska, aga teisest küljest jah, et see oleks nagu kellegi kolmanda ütleme kurjasti ärakasutamine, et taaskasutame seda olemasolevat ressurssi ja kuna see idee, et me võiksime üksteisega ise rääkida Tuulikese käest, siis on hea. Mul on nii palju küsimusi, et võib-olla reedeks saate koju. Et ära siis pikalt vasta, nüüd on kõik ära küsitud. Et tegelikult hakkame kirjutamisest peale siis, et sa kirjutadki selliseid, ütleme, mitte nüüd sakalased, aga muidu kui sa kirjutad lasteraamatut, siis sa kirjutad selliseid ebatavalisi lugusid. Et miks sa kirjutad sellised, et kas sa nagu arvad, et maailm ongi ebatavaline või sa proovid siis seda pisut, seda halli igavat targipäeva nagu raputada kuidagi? Nii ühte kui teist, et maailm tegelikult ongi ebatavaline minu jaoks ja kui sa seda oskad nüüd natukene võib-olla vaadata ja kui see maailm ennast sulle ise ei taha kohe niimoodi näidata, siis saab natukene tagant utsitada iseenesest, aga jah, igapäevaselt ma teen ajakirjaniku tööd ja muuhulgas jah, ma olen küll kultuuriajakirjanik, aga kirjutan ka uudiseid ja uudistes peavad kõik faktid olema väga täpselt kontrollitud ja kui midagi läheb valesti ja sa loodad, et keegi ei märka, siis päris nii see ei ole. Näiteks ma kirjutasin loo sellest, kuidas Viljandi uue haigla peale tuleb selline murukatus, mis on jalgpalliväljaku suurune ja loomulikult võeti ühendust ja öeldi, et aga jalgpalliväljak tegelikult ei ole nii suur. Ma pidin järgmises lehed vabandama. Aga kui ma nüüd kirjutan, et korstnapühk käärab kahvelahjus, siis palun öelge mulle, et ta ei ela seal. Aga kuidas sa nagu kirjutad, et kas sul näiteks mõnikord tuleb ka keset ööd mingeid mõtteid ja kui tuleb, et kas sa kirjutad öösel kohe üles või loodad selle peale, et mäletad hommikul? Tuleb küll, mitte ainult öösel, vaid üldse sellistel ebatavalistel hetkedel ja siis ma alati mõtlen, et ma peaksin mingisuguse märkmiku just nende ideede jaoks nagu käepärast hoidma, aga ma unustan selle kogu aeg ära. Aga mis see kõige ebatavalisem koht üldse on, kus sul on mõni hea mõte tulnud? See on küll hea küsimus. Aga ausalt palun. Ma ei oska öelda, ei jaa, nüüd ma olen vait. Aga sellega nüüd niimoodi, et tegelikult need mõtted võivad tulla täiesti ootamatutes kohtades, isegi siis, kui sa selleks valmis ei ole. Ma ei tea, kui ma nüüd sulle lõppuga nüüd ära ei hakka käest ära võtma, et meil tegelikult otseselt sellest juttu ei olnud, et võib-olla, et nüüd selle raamatuga nüüd siis tõmbame joone alla, aga vähemalt mul küll mingisuguseid plaane ei olnud. Saan proovida. Kuni me eelmine kord saime kokku ja siis ma ei tea, kuidas selle järgmise idee nagu tekkis. Minul tekkis mulle. Jaa, aga see oli ootamatu, mitte et sul idee tekib. Kas sa see rituaale kirjutades, et mingisugused lemmiksokid, mis sul peavad alati jalas olema või mingi tass, millest sa pead tingimata jooma? Ei ole. Ma olen harjunud omal ajal jah, ma Nõukogude armeepäevadel harjusin igal pool magama ja nüüd selle pika ajakirjaniku põlve vältel ma olen harjunud igal pool kirjutama ka, et mul ei ole tegelikult lemmikkohta. Täna ma näiteks kirjutasin rongis ja kõik võttes õnnelik. Aga kui ütleme, et võtame need samad nagu lastejutud, et kuidas sa neid siis nagu kirjutad, et kas sa töötad nagu kogu selle loo enne peas välja või hakkad siis kuskilt minema ja mõtled, kuhu sa kõik välja jõuab? See on nüüd nii ja naa, et idee peab nagu alati kõigepealt olema ja siis mõnikord on nagu hästi lihtne, et ma just nagu vaatan kuskilt niimoodi kõrvalt, et mida nad seal teevad ja ega mul muud muret ei ole, kui ma lihtsalt kirjutan üles. Aga niimoodi, et mingisugust sellist tootearendust teha, no ja loomulikult jah, loomulikult eks neid mõtteid peab lihvima ja mõtestatud järjekorda panema, aga mingisuguseid selliseid plaanilisi ajurünnakuid mul kindlasti ei ole. Et aga kui sa nüüd nagu lastele kirjutad, et kas sa nagu mõtled sellele lapse vaatepunktile, aga kas on nagu teistmoodi, nagu ma saan olla, et okei, et üks on fantaasia, üks on siis ajakirjanduslik lugu, on ja
et kas on midagi veel teistmoodi, et kas sa kogu aeg mõtled sellele lapsele, kellele sa kirjutad? Tegelikult ei mõtle ja siin üks kõige paremaid küsimusi, mis minu kui lastele kirjutaja, jah, lastekirjanikuks ma ei julge küll ennast pidada, kuidagi üldse kirjanikuks ei julge. Aga minu käest kunagi küsiti jah, et kuidas teil see huvi laste vastu tekkis? See oli keeruline. Et kui ma nüüd ütleks, et mul on mingisugune konkreetne laps silmade ees, et siis võib-olla oleks ka kõige parem. Aga mul tegelikult ei ole. Täpselt samamoodi on niimoodi, kui ma kirjutan lehelugusid, siis ma ei mõtle nüüd konkreetselt sellele, kes seda võiks lugeda. Et konkreetset isikut ei ole. Muidugi võiks olla. Okei, ja räägime nendest tegelastest natukene, et seal on terve hunnik tegelasi. Mind vahepeal tahasid närvi, et kas mõni nendest sind ka närvi ajas, kui sa kirjutasid või nad kõik sündisid nagu armastusega? Ikka armastusega ja tegelikult mõned lood, ma ei teagi, kas ma olen sulle öelnud, aga on kirjutatud spetsiaalselt sellepärast, et sa illustreerida saaksid. Et seal oli väga palju detaile, mis mingis mõttes oli ka võib-olla natuke avatu, aga... Kas see teehöövlite lugu või? Teehöövlite oma ei olnud. olnud. Isa teehöövleid joonistada. Meie järgmine raamat ongi teehöövlitest. Saime välja öelda. Isa joonistatud jah. Aga okei, et aga kas mõni tegelane hakkas ka niimoodi elama, et sa järsku siis tundsid kirjutades, et sa enam ei juhigi seda lugu ise? Kui sa nüüd küsid, et kas mul korstnapühkijad ahjus on, et ei ole. Et kas ma neid näen? Ei näe. Mis on tegelikult tore. Aga, või noh, ma ei tea, võib-olla ei ole ka. Aga mingisugused prototüübid on neil kindlasti olemas ja kuskilt on nad kõik mingil moel alguse saanud, aga noh, see ei ole nüüd ütleme, võib olla mitte mingisuguse sellise konkreetse tolmukübeme või lumehelvega seotud. Aga millise tegelase moodi sa ise kõige rohkem oled seal raamatus? No teehöövel ikka. Proovi joonistada. Muuseas, ma olen kuulnud, ma käisin ka vahega kõik. No hea küll. Jaa, kui nüüd ma olen isegi üritanud joonistada sellise vahelduva eduga, mõnikord on isegi midagi sarnast tulnud, aga minu jaoks teehöövelis nii lihtne joonistada. Ma võin sulle näidata. Aga jalgratas, see on komistuskivi. Kuidas jalgratas? Esimest jalgratast oli tõesti keeruline. Minul on üldse üks masinavärkide joonistamine keeruline, kes ikka pildilt vaatasin, kus on vändad, kus on kett. See on keeruline. Minu jaoks on jah. Või no selles mõttes, et see nagu oravat on lihtsam joonistada. Jah, no ajakirjandusmaailma korraks veel upsalt, et jah, mul on selles ikka vist nii kõrvuni sees, et seal nüüd küljenduse, ehk siis nende inimeste, kes vastutavad selle eest, et lehes kõik pildimaterjal oleks nii nagu peab, et nende hirm on jalgrattal sõitev habemega mees, kes kannab pakiraamil kuuske, et seda nad keelduvad välja lükkamast. Kusjuures ma ükskord leidsin isegi sellise pildi, ootab tõelusest. Aga kui raske üldse on nagu lasta kellelgi oma teksti illustreerida, et näiteks, et oma, no sul on ju see, ma kujutan vähemalt ette, et kui sa kirjutad midagi, sul tekib ikkagi mingi visuaalne maailm endale, et kui keeruline see on sinu jaoks nagu vabaks anda? Jah, ega see ei ole lihtne, et kui ma nüüd mõtlen, et sina vist oled üks väheseid inimesi, keda ma olen usaldanud, et siis see on ka mingis mõttes nagu vastus, et jah, ma üsna kiivalt suhtun, kuigi teisest küljest jällegi mul on meeles, kui me käisime kuskil lastega kohtumas ja nad siis joonistasid tegelasi, siis seal mõned nendest tulid üliägedad välja. Aga kas sa nagu mingi see illustratsiooni puhul, mida ma nüüd siia raamatusse joonistasin, kui sa seda nägid, mõtlesid ka, et nüüd rikkus mu loo ära, et ma kujutasin seda hoopis teistmoodi, et sa lihtsalt ei julge mulle seda öelda? Julgen ikka. Pigem on vastupidi, et mulle meeldis see, et sa nägid seal ka selliseid asju, mida ma ei olnud sisse kirjutanud, aga mis tegelikult olid ilmselgelt loos olemas. Ma lihtsalt ei pannud neid kirja, aga sa leidsid nad üles. Okei. Ja siis ma näiteks küsin veel seda sinult, et kui sa nagu ei kirjutaks, mida sa teeksid siis? Kas oleksid korstnapühkija? Ma ei kannata kõrgust hästi, et see temp jääb ilmselt ära, aga karjäärimuutusel alati võib mõelda muidugi, jah, aga ma ei ole veel